Arvutitark alustab taas ja mitmed infotehnoloogia valdkonna teemad ootavad kajastamist. Tere! Esimene lugu büroo maailmast käisime vaatamas põnevat asja CNC pink. Nagu ma aru saan, on tegemist treipingiga. Jah, see on treipink küll. See on arvutiga juhitav treipink. Ja sellega saavad hakkama ka väga väikesed inimesed, et pidi hästi lihtsalt käsitletav olema. Sellega on siis tõesti arvutiprogramm, mis on küllaltki lihtsalt juhitav ka lausa lastele kasutatav. Lisaks on meil täna plaanis veel rääkida Samsungi uuest tootest, nõgusast monitorist ja sinul, Tõnis, on ette valmistatud üks IT-ajaloo teema. Jah, see on konsoolide ajalugu ja vaatame seda kohe põhjalikumalt. Lausa venib see teema meil 2 saatesse. Esimeses pooles üritame kajastada siis vanemat osa konsoolide ajaloost ja lisaks siis pikemalt järgmine kord uutematest konsoolidest ja kuidas see ala või valdkond on muutunud. Suure tõenäosusega on see esimene osa seotud ikkagi nende konsoolidega, mis tänaseks juba lausa muuseumi eksponaadid. Mõned neist konsoolidest on ikka väga vanad ja ma arvan, et inimesed võib-olla on kuulnud sellistest nimedest nagu Atari ja Pong, aga näinud vaevalt küll Eestis väga palju inimesi on, kes neid veel mäletaks. Oleme siin Simkjas halli suusailma vara hommikul saabunud Mektori keskusesse ja täpsemalt jahedasse stuudiosse. Jah, mina olen büroomaailma projektijuht Andrel Lokna ja meil on siin Mektoris Cool stuudio, kus siis lapsed saavad kasutada selliseid toredaid tööpinke. See on vist nagu põhimõtteliselt võime öelda, et algab pihta nagu Legost, aga klotsid teeme ise. No natukene nad ongi Lego moodi, et on võimalik ühte pinki kasutada siis mitmeks otstarbeks. Ja kõige odavam pink on siis selline plastikust lahendus, kus on tikksaag, puutreipink, on puurpink ja lihvimisvõimalus. Ja hinnad büroomaailmas hakkavad 99 eurost. Ja siit edasi on siis need tööpingid on põhimõtteliselt mõeldud siis alates 8 aastast. Tootja ise on paki peale pannud 8–99 aastat. Et väga paljud lapsevanemad koos oma lastega on ostunud meilt sellised komplektid Lego asemel. Neid on võimalik siis erinevaid osi välja vahetada vajadusel ja komplekteerida erinevalt siis vastavalt kliendi vajadusele. Ja kes neid toodab? Toodetakse neid Austrias ja alates 82 aastast on neid seal toodetud ja põhimõtteliselt tootja annab nendele seadmetele ka 5-aastase garantii. Ja komplektis on siis endal kõik tööriistad olemas, on ka samamoodi võimalik 4 erinevat tööriista komplekteerida ja ta näeb välja selline, võimalik juurde soetada sellised pitskruvid, millega on võimalik siis need tööpingid iga laua külge panna. Väga kompaktne ja ütleks, et kui meenutada nõukogude aega, siis oleks igasuguse Uku käsitöötreiali unistus, selline riistapuu. Ja siin ka modelismi sellised harrastajad, et siit on võimalik panna läbi selle osa peenikesi selliseid pulki, millega siis näiteks mingeid laevamaste on võimalik treida või mida iganes sellist peenikest. Aga see on nüüd ainult puhtalt puidu või võib sellega töödelda ka muid pehmed materjali nagu plastmassi või? Siit edasi järgmine pink natukene kallim on ka võimalus siis alumiiniumit treida. Töövõtted nendel kõikidel pinkidel on põhimõtteliselt samad, mis suurtel pinkidel. Ainuke vahe on see, et nad on ohutud. Nad töötavad alalisvoolul 12 volti, siin on kaasas alaldi. Särtsu, nagu öeldakse, siit ei saa. Ka särtsu ei saa, et nad on läbi mõeldud selliselt, et nad on lastele ikka täiesti ohutud. Ja kui siin endal ideedest puudu tuleb, mida nende kõikide tööriistadega teha, siis on meil pakkuda juurde sellised ideeraamatud, kus on juba valmis joonised sees
mida on siis võimalik kopeerida puidule ja nende jooniste järgi siis juba proovida see mudel kokku panna. Et need on nagu sellised hästi põnevad tegevused igale vanusegrupile. Lisaks sellele on meil erinevaid toorikuid. Siin on selline munatopsitoorik, et kuna seest sellist toorikut on ka lapse jaoks keeruline valmis treida, siis ta on olemas, treib siit omale sobiliku kuju ja saab emale või isale või vanaemale nagu toreda kingituse. Väiksed munapeekrid. Väiksed munapeekrid, jah. Nii, aga siin ma näen, on veel kobedam karpstel. Jah, siin on ka siis olemas selline metalllain, mis on siis juba puhtalt ka metalli freesimiseks ja treimiseks. Ja konkreetselt sellele komplektile on võimalik ka juurde osta siis arvutiga juhitavad sammootorid ja kuni 5-teljelist komplekti on võimalik kokku panna. Aga sa ütlesid, et alumiiniumit, kas ta muid pehmeid metalle, võib-olla näiteks messingit või vaske ka võib teha? Messingit, vaske, ka plastikut on võimalik taga näiteks freesida, puitu freesida, et kõiki selliseid asju on võimalik temaga teha ja neid toorikuid on ka võimalik meid osta. Metalltoorikuid? Ka metalltoorikuid on võimalik osta. Kuidas muidu huvi on selle asja vastu olnud? Kui ammu te tegelete nüüd selliste põnevate tööpinkidega? Eestis oleme neid siin nüüd 2 aastat müünud ja ütleme, et huvi koolide poole pealt on isegi natukene võib-olla leige olnud, et kõikides koolides on mingid suured tööpingid olemas, mida siis kasutatakse, aga siin viimasel aastal on see huvi kasvanud, võib-olla ka see teadlikkus, et need tööriistad vastu peavad ja et neid on nagu selle ohutu kasutada. Näiteks tiksaega näppu lõigata lapsel ei ole võimalik. Ta liigub lihtsalt nii väikse amplituudiga, et nahk liigub kaasa. Aga samas lineeri saab ta väga edukalt. Ja täna on ka mitmed koolid, meil on võimalus siis koolidele teha ka selliseid eraldi pakkumisi, kus on siis kõik tööriistad komplekteeritud vastavalt kooli vajadusele, et on mitte selline komplekt, kus on 4 tööriista koos ühe mootoriga, vaid saabki osta eraldi näiteks 5 treipinki, 6 tiksaagi, 4 lihvimispinki, et sa saad panna terve klassi komplekteerida. Teada, mida kõige rohkem kasutatakse, seda rohkem ja lapsed saavad teha erinevaid etappe oma töös, et kõigepealt teeb seal, saeb midagi välja, siis läheb lihvib ära ja pärast treib mingi teise osa sinna juurde. Aga sa rääkisid arvutiga juhitavast pingist. Ja. Et äkki demonstreeriks, kuidas see käib ja mismoodi? Teil on see ju siin ka olemas täiesti püsti panduna. Meil on see arvutiga pink siin täitsa olemas. Kui täna nagu enamus arvutitel, mis meil jaemüügis on, ei ole ka selliseid porte, millega siis juhtida tööpinke, siis on ka tootjal olemas selline väikene karbikene, mille on võimalik USB-ga ühendada tavalise Windows arvuti taha ja siit juba siis see karp juhib seda tööpinki. Vabavara sõpradele võin ma mainida, et kui ma nägin selle arvuti juhtarvuti startimist, siis kõlasin peal Ubuntu ja Vabavara. Jah, see arvuti nüüd põhimõtteliselt võib olla ka siin taga meil ka arvuti sellel tööpingil konkreetselt, et see on siis täitsa vabavaralise tarkvara peal. Tööpingi juhtimise tarkvara tuleb tööriistaga kaasa. Ütleks, et need on küllaltki toredad riistad, küllaltki mõistliku hinnaga ja selle asemel võib-olla oma lapsukusele osta ülikallist Lego komplekti, kus on valmis klotsid ja ainult kokkulaod, võiks muretseda mingisuguse Cool Toolsi ja ta saab oma fantaasiat pingutada ja ise endale klotsid valmis teha. Ja oma kogemust võin öelda, et oleme käinud siin erinevatel üritustel, kus lapsed alates 4 aastast on saaginud, joonistanud, teinud omale isadele, emadele erinevaid kingitusi sõpradele, sõbrannadele. Eriti aktiivsed on tütarlapsed olnud. Et siin ei ole nagu sellist väga suurt vanusepiirangut ega piirangut sellele, et mida kõike teha ei saa. Kui me siia stuudiosse saabusime,
oli terve see ruum siin lõbusaid hullavaid mardikaid täis, kõigil saed töötasid ja oli lõbu laialt. Jah, siia ruumi on alati selles mõttes tore tulla, et siin on alati palju lapsi ja kes kõik siis siin tööpinkri taga midagi meisterdavad. Aga kelle nüüd on tõesti tekkinud huvi, et jõuluvanale kingikotti üks kuultuulsi riistapuu muretseda, kust ta seda leiab? Büroomaailma kauplustest. Kõikidest üle Eesti büroomaailma kauplustes on meil need tööriistad olemas ja kui ei ole, siis tuuakse. Ja kas veebipoest on võimalik ka tellida? Jah, ka www.büroomaailm veebipoes on need tööriistad olemas. Nii et kes kuskil maakoos elavad, saadate koju ja jõuluvana kott saab täiendust. Kindlasti kohe. Nõgusatest televiisoritest on meil juba mõnda aega siin Eestis juttu olnud. Nüüd on Samsung tulnud aga välja uue tootega, nõgusa monitoriga. Tahvelarvuti veel nõgus ei ole, aga seda nõgusat monitori tutvustad sina, Tõnis, et sa tead ilmselt oluliselt rohkem, miks ta selline on või mis selles siis head on, kui ta nõgusana sul seal ees laual seisab? Tehnoloogiliselt on see uus vinge nagu disaini võimalus, mida enne ei olnud ja kohe tahetakse ka katsetada, et kuidas inimestele meeldib ja kindlasti saame siis lähitulevikus ka näha, et kuidas see nagu tavakasutajale peale läheb, selline lahe tehnoloogiline uus lahendus. Mida muud öelda, kui et vaatame siis ära, kuidas need välja näevad ja Tõnis oskab ehk selgitada ka, et mis selles siis head on. Samsungi nõgusa ekraaniga monitor. Siiamaani on juba turul nõgusad telekad saadaval juba päris mitu kuud ja lõpuks jõudsid ka nõgusad monitorid meieni. Tegu on Samsungi 27-tollise 5. seeria monitoriga, Full HD resolutsioon ja selline huvitav kumerus ekraanil, mis teeb ta siis väidetavalt paremini kasutatavaks multimeedia nautimiseks ja mängude mängimiseks. Sellel monitoril on päris palju lisafunktsionaalsust, mis veel siis mängude mängimiseks just on siia lisatud. Kui te vajutate tagaküljel menüüklahvi, siis kohe on võimalik minna niinimetatud gaming mode'i, ehk siis tõstetakse ekraani pildi erksust ja see on just suunatud mänguritele. Ja tema nõgus kuju tekitab efekti, kus te istudes ilusti ekraani keskkohas saate tunde, kus ekraani nurgad on teile natukene lähemale tõstetud ja selle efekti põhiliseks eeliseks on siis see, et ei tekiks mingisuguseid visuaalseid moonutusi ja kuna inimesel on 2 silma, siis selline nõgusa kujuga pilt, mis jälgib meie nii-öelda silmavaate ja liikumise kumerust, see sobib nagu õudselt hästi selleks. Mind võib-olla algselt üllatas see, et see monitor, olles nõgus, on seda väga vähe. Kui te vaatate telekat, mis on nõgusa ekraaniga ja selline suurem 60 tolli või rohkem, siis neil on ikkagi täiesti märgatav see ekraani paindumine, siis sellel on see suhteliselt väike, aga ilmselt on see siis kõige paremini selgitatav selle ekraani pinna suurusega, et ma arvan, et see nõgusus või kumerus sellel ekraanil on suhteliselt võrdne kõigil mudelitel, lihtsalt mida suurem, seda paremini see tuleb esile. Ekraan ise on VA-paneeliga, nii et pildi ilu ja kvaliteeti on kõvasti ja seadistused on väga lihtsad. Samsungil on tuntud hea lihtsa ehitusega menüülahendus ja siin seadistusi on tõesti mõistlikul määral, ei ole liiga palju, ei ole liiga keeruline. Samsungi Magic Bright seadistused on siis Samsungi tehnikute poolt ette nähtud eelseadistatud profiilid. Siin on küll väga vähe valikuid, tavaliselt on Samsung alati pakkunud kaasa umbes 7 erinevat lahendust, sest nüüd siin on kõigest standard cinema ja dünaamilise kontrasti võimendamise režiim. Üldiselt cinema toob värvi kirksuse eriti tugevalt esile ja see on võib-olla selle monitori
tõsiselt silmapaistev omadus, et tal on väga kirkad värvid ja see ongi ilmselt see põhjus, miks nad ka teda mänguri monitorina reklaamivad, et just inimesed, kes tahavad seda mängu ilu, seda pildi ilu esile tuua, siis see monitor sobib selleks õudselt hästi ja tänu oma kujule ei tekita moonutusi. Nii et kui olete suur mängur, 4K teid võib-olla nii palju ei huvita, siis siin on tegu Full HD monitoriga, millel on tõesti väga selge ergas pilt, väga ilus pilt on ja võib-olla see kumerus tundub selline asi, mis ei paku algul nii palju huvi, aga mingit videot pikemalt vaadates see absoluutselt nagu sulandub, kaob ära ja te ei märkagi seda, et see ekraan on kumer ja samas te ei märka ka seda, et väline maailm teid häiriks kuidagi. Ta põhimõtteliselt vaadates need servad lihtsalt kaovad ära ja ta muutubki selliseks pildiks, et te eriti ei märka ümbritsevat, mis on väga hea sellise monitori puhul. Samsungi uute monitoride puhul kindlasti üks tõsine eripära veel teistest tootjatest on siis nende suunddisainile ja Samsung on nüüd läinud selle niinimetatud siis eriti moodsa disaini peale, kus kasutatakse sellist metall-liistukujulist jalga ja ülejäänud jalaosa on väga nii-öelda siis stiilse kujuga ja peidetakse ära vaataja silmade eest sellega, et hõbedane liist toob esimese osa esile ja ülejäänud jalg on mattmusta värvi, ei torka silma. Ja selle ekraani siis või üldse Samsungi 5. seeria puhul on teemaks siis sellist tüüpi jalg, kuna see ekraan ise on kumer või siis nõgus ekraaniga, siis selle tõttu on ka jalg, jalaliist tehtud sarnaseks, et viia seda disaini edasi ka laua peale. Jalg on ise väga lihtsa ehitusega ja kõrgusest reguleeritav ei ole. Kallet on võimalik reguleerida, nii et monitori saab kallutada nii ette kui tahapoole, nagu üldiselt kõigi mudelitega see võimalik on. Ja nüüd siis väike ringkäik või tagasivaade mängukonsoolide ajalukku. See polegi väga pikk see ajalugu, aga ma kujutan ette, et väga värvikirev ja väga palju on selle aja jooksul muutunud. Meil käis külas Tanel Raja, kes rääkis meile konsoolide ajaloost lähemalt ja see algab juba isegi päris ammu. Tema teab kohe täpsemalt meile öelda seda, millal esimesed konsoolid ilmusid ja millised need välja nägid. Nii et vaatame üle. Räägime täna konsoolidest. Räägime konsoolide ajaloost. Millal algasid konsoolid üldse pihta? Mul on konsoolidega selles mõttes isiklik suhe, et ma olen sündinud 72 aastal ja see on see aasta, mil tuli välja esimene tõsiselt võetav telerimäng, milleks oli Pong. Kes selle tootja oli siis? See on tegelikult Atari tehtud. Atari on seniajani eksisteeriv firma ühel või teisel kujul ja selle tegijaks oli konkreetne inimene, kelle nimi oli Nolan Bushnell. Ja sellest tehti kõigepealt siuke suur kapp, mida sai kõrtsides siis mängida ja hiljem tehti sellest koduversioon, mida sai teleri külge ühendada. See on tegelikult nõukaajal, kes on seda aega veel mäletavad, need võib-olla mäletavad ka sama analoogset aparaati, mida sai siis teleka taga mängida, mis oli kohutavalt põnev. Nüüd siis oleme jõudnud lõpuks selliste asjadeni, aga mis on vahepeal olnud? Mis oleks olulisemad konsoolid, mis ajaloo jooksul on läbi käinud? Tähendab, kõige esimene neist oligi 74 aastat tulnud välja Pongi nii-öelda kodukonsool, aga ta oli siuke mängis ainult ühte mängu, milleks oli see tennis, millega siis üles-alla need pulgad ja pall põrkas ja lotipunkte. Esimene võib-olla nagu tänapäeva mõistes konsool tegelikult on 77 aastal ilmunud Atari 2600 ja sellel oli võimalik tarkvara klotse vahetada, seal oli siuke
pulk läks sisse ja uus mäng tuli peale ja see muutus universaalseks ja muutis ta nagu tänapäeva mõistes piltlikult öeldes arvutiks. Et tegu oli põhimõtteliselt nagu tänapäeval on diskide peal on mängud. Tol ajal olid mälukaardid siuksed või siuksed kassetid olid. Suured kassetid. Suured kassetid olid ja nad mahutasid kõva mitu kilo informatsiooni, mis on tänapäeva gigadega võrreldes täiesti mikroskoopiline kogus. Aga võib-olla kui rääkida veel verstapostidest suurematest, siis kui me jätame Sega välja, sest Sega on paraku oma konsooli business nüüd kokku lükanud, siis on hetkel 3 kõvemat tegijat, on Nintendo, Sony ja Microsoft. Ja Microsoft on neist kõige uuem tulija tegelikult, et kõige esimene siuke tänapäeval tuntud tegija on Nintendo, kes tuli oma Nintendo Entertainment Systemiga, mis oli siis see konsool, mille peal me esimest korda nägime siukest vahvat venda nagu Mario. Ja see on ka tänapäeval väga populaarne mäng ikkagi. Eks ta on elanud oma elu, et tegelikult kui me hakkame nüüd vaatama, siis Mario kipub minema sinna juba, Mario vanus kipub minema sinna 3. aastakümnesse, sellepärast, et NES ise tuli välja 83. aastal. Nii et on tegelikult selline ongi juba ilmselt pere loonud ja vurrudega mees. Aga NES järeltuli oli Super Nintendo, mis siis tuli 90. aastal välja, see juba hakkab selline käsitletavasse ajärku jõudma palju. See on nagu minu jaoks juba nii-öelda eluiga. Jah, et see nagu tekitas siukse tõelise konsoolirevolutsiooni, kus igaühel pidi olema kodus ilmtingimata see mängumasin, sellepärast kui sul mängumasinat polnud, siis see nagu polnudki mitte keegi. Sellel ajal võiks öelda, et arvutigraafika ei olnud veel mingile väga vingile tasemele jõudnud, et arvutimängud jäid nagu konsoolidele alla siiski. Nad jäid jah alla, tegelikult nad jäid alla veel kuni 2000 alguseni. Sellepärast, et kui tuli 94. aastal esimene Sony PlayStation tuli välja 94. aastal ja tegelikult algselt oli ta loodud Super Nintendole kettaseadmeks. Aga Sony ja Nintendo omavahelised suhted, ütleme niimoodi, nad kasvasid lahku. Ja Sony oli selle seadme juba valmis ehitanud, siis otsustasid, et kiusu pärast ehitavad sinna konsooli sisse. Sony nagu ise oli varem tootnud nii DVD või CD mängijaid siis sellel ajal, et nad olid juba harjutanud seda poolt. Jah, et Nintendo mõtles, et on aeg nende mälukassettide pealt üle minna siis siukse klassikalisema meedia peale ja selleks olid siis CD-d ja lasid Sonyl teha, aga Sony nurjatu võttis kätte ja tegi hoopis sellest seadmest ise endale konsooli. Ja Sony oli tegelikult siuke esimene tõsiselt võetav tänapäeva konsool, sellepärast, et Sony PlayStation 1 oli 3D graafikaga ja ta oli tegelikult, kui arvuti pealt tulnud inimene vaatas sel hetkel seda, mõtles, et susver, et kohutavalt ilus graafika, mis muidugi tänapäeva mõistes on täiesti nagu naeruväärne. Aga tol hetkel olid arvutid suutsid tekstirežiimi ja siukesi hädapäraseid videolõike näidata ning teine asi oli see, et mängud mahtusid CD peale, mis oli 700 megabaiti. See oli ajal, mil arvutite kõvaketted olid 400 või 500 megabaiti. Et maht, mis sinna peale mahtus, oli täiesti käsitlematu. Ja loomulikult tuli aastal 2000 PlayStation 2 välja. See oli tegelikult kahtepidi oluline verstapost, sellepärast, et ühest küljest nihutas konsoolide graafikat veelgi edasi, veelgi kaugemale arvutitest, aga teisest küljest oli ta esimene tõsiselt võetav DVD-seade. Ehk siis võib öelda, et Sony PlayStation 2 oli läbimurranguks DVD-de levikul. Ja natuke aeg hiljem siis tuli ka Microsoft välja sarnase konsoolide. Ja, Microsoft vaatas, et see business on oluline. Sest tegelikult need konsoolitootjad tegelikult ei ole mitte niivõrd riistvaratootjad, kuivõrd tarkvaratootjad. Nad saavad oma põhiraha saavad üldse mängude müügist. Ja riistvara müüakse alla oma hinna. Neid doteeritud kujul. Et tegelikult selles mõttes siis oleks PlayStation 3 kindlasti kõige tuntum, mida müüdi tõesti väga odav Blu-ray seade omal ajal. Jah. Ja PlayStation 3, mis tuli 2600 aastal, et
Sony proovis seda trikki uuesti teha, et suruda läbi mingisugune formaat. Siin on paraku oli väike vahel, nimelt DVD oli siuke, ütleme, et suhteliselt lahtine formaat, kus oli huvilisi nagu mitu tükki, siis Blu-ray, mis tuli koos PS3-ga. See oli Sony enda lahendus ja neil tekkis geniaalne idee, et kui nad suruvad selle Blu-ray standardiks, siis nad saavad kohutavalt kogu see litsentsirahu kokku omale kühveldada. Ajalugu muidugi näitas, et tegelikult nad natuke lükkasidki, aga probleem oli selles, et neil tekkis vahepeal siuke asi nagu internet ja internetis müüdav digitaalne meedia. Niimoodi, et tegelikult füüsiline meedia paraku pigem käib praegult vähikäiku. Aga samas ju Blu-ray on tõesti natukene hiljem küll oodatust siiski kasvanud päris suureks meediavormiks. See on põhiliselt mitte niivõrd suureks, kuivõrd see, et ülejäänud on hakanud kahanema kohutava kiirusega, niimoodi, et on ainukene, mis kuhugile tõuseb, sellepärast, et ta on ainuke, mis on tänapäeva mõistes piisav kvaliteediga. Aga noh, selles mõttes on asi edasi läinud, et praegune PlayStation 4 on pigem PlayStation 3 edasi arendas, siin ei ole midagi väga radikaalset uut enam juures. Niisiis kujunes mängukonsoolide ajaloorubriik nii pikaks, et järgmine kord jätkad või jätkate? Ma arvan küll, et järgmine kord jätkame seda teemat. Ja nädala aja pärast on meie saates kavas ka üks suur loosimine. Loosime siis välja päris mitmeid mänge ja vidinaid, mis meil hooaja jooksul nii-öelda kõrvale jäid. Loosirattas osalete kõik teie, kes olete saatnud meile kirja märgusõnaga loos. Ja seda aadressile tv@arvutitark.ee. Nii et head kirjade saatmist. Täna aga aitäh teile vaatamast. Aitäh ja head aega.